Tere hommikust, siis Hinna Erja TV on siis raporteerib Stenbocki majast ja praegu on siiamaani paistab kõik olevat korras, läbisime edukalt turvakontrolli ja meid lubati saali. Ehk siis võib raporteerida, et vaba ühiskonna ajakirjandus on edukalt lubatud valitsuse pressikonverentsile. Vaatame, mis edasi saab. Mis siis toimub? Ma ei tea, ma tulin pressikonverentsile. Kell on? Ma ei tea, kell on varsti 12 vist. 10 pärast 12 vähem, 7 pärast 12. Kell 12 peaks hakkama pressikonverents. Midagi nagu ei toimu. Ja siin ei ole ühtegi ajakirjanikku valitsuse pressiruumis. Täiesti tühjus. Mitte ühtegi ajakirjanikku ei ole. Joo, aga sina ju ütlesid seda, et siin on ajakirjanikke hästi palju. No ma arvasin, et on, aga ma eksisin. Praegusel juhul on ainult mina ja sina. Tõepoolest. Üks mees käis ka, see ei olnud ajakirjanik või? Ei, see ei olnud ajakirjanik. Ta kontrollis, kas kõik need mikrofonid ja need asjad töötavad. Okei. Selge. Ja nüüd küsimuste kord. Kellel on küsimust? Valitsuse pressikonverentsi saavad küsimusi esitada ajakirjandusväljaanded, nii et kellel on küsimus? Õige õhtul veel äsken. Mina küsiks härra Ligi käest selle riigi kinnisvara kohta, et kas ma saan õigesti aru, et plaan on koondada siis kogu riigi kinnisvara RKS-i? Tal on ka üks asi, mitte niimoodi, kellegi esile tõstmine, et tal on kangesti palju üle. Aitäh. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma intervjuudaks. Peaministri käest. Mida on teinud? Tööpuhtused. Ma küsin korra. Ei, mul on ees taas. Ei, kõik õiged ei tead. Õiged, mitte juhata. Küsin Antsipi käest. Ei, täpselt see täiesti, mis see täpselt seda paika. Ma küsin. Või ma ei saagi küsida. Ei, aga ta oli siin. Oli siin poolt taha, lükkas see taini peale. Kui on toiku keegi teinud ja siis... Ei, me ei vaja, ma nüüd... Vabandust, aga miks ma ei tohtinud küsimust esitada? Tegemist on pressikonverentsiga. Jaa, aga ma olen ajakirjandusväljaande esindaja. Ja palun väga, millise? Hinna Erja kohvik. Ei, see ei ole ajakirjandusväljaande. Kuidas, mis on Inspektsiooni seisukohalt on. näiteks valitsusasutuse Aga kõige seisukohalt? põletavam küsimus, härra Ansip, et mida valitsus on teinud tööpuuduse vähendamiseks täna? Ja kas te läbi ei ole maksumaksja raha eest käia Jaapanis, siis Lõuna-Afrikas, samal ajal kui inimesed nälgivad ja neil pole raha? Palge ära, kes on käinud Lõuna-Afrikas maksumaksja raha eest? Ja küll me saime oma informatsioon.